Kotusevõrgustik on aktiivne, et ikka koha peal oleks elu elamist väärt. Koos korraldatakse põnevaid ettevõtmisi, nagu kogukonnaaed, bussijaamade korrastamine, töötoad ja külapäevad, kuhu haaratakse kaasa piirkonna inimesi, alates lastest kuni eakateni. No, minu jaoks on see Kotuse koostöövõrgustik, nagu sõna ütlebki, suur koostöö Taheva, Karula ja Mõniste piirkonna inimeste vahel. Et see on nagu kokku toonud tavalise aktiivse külaliigutaja, ettevõtja, vabaühendused ja neil on kõigil ühine soov, et oma seda kodukanti läbi koostöö rohkem pilti tõsta ja et ne ei oleks igav ja leida siia uusi ja põnevaid inimesi, kellega seda piirkonda edasi arendada. Koostöövõrgustiku koostööpiirkonnas me oleme juba üle 5 aasta tegelikult, me oleme harjunud tänaseks koos toimetama, et võib-olla ehk läheb nagu lihtsamini, kui see varem läks, aga see ei tähenda, et ei pea kutsuma, ei pea leidma igaühele just selle koha, seda kohta, et milles tema hea on või millesse tema saab panustada. Et jõukohased ülesandeid, inimesi tuleb tänada, tuleb motiveerida, et inimestega töö on üleüldse ikkagi mahukas ja sinna tuleb aega panna. Kui inimesed on ise loojad, nad tunnevad, et see on ka nende asi, et ka nendest sõltub midagi, nemad saavad määrata, kuidas nende kodukohas elu liigub ja minu tegudest sõltub, kuidas me siin elame, et minu arvates on see hakanud nagu kaasa mängima meie väikesele eduloole, et see koostöövõrgustik on toimima läinud. Esmakordselt korraldati sellel aastal ka oma üülaata, mis õnnestus lausa nii hästi, et loodetavast 200 inimesest tuli kohale hoopis 800. See oli nagu meeletu sündmus ja see minus kui nagu võrgustiku koordinaatorina tekitas see hästi uhke tunde see, kuidas koostöövõrgustiku ja kohaliku kogukonna inimesed sellele sündmusele appi tulid. Sa saatsid tavaliselt, kui sa saadad meili välja, siis sa pead üle ka helistama. Et me panime meili välja lihtsalt üleskutse Facebooki ja circa 60 inimest oli see, kes panid oma käed külge erinevas selles korraldusfaasis, et see oli selline hästi uhke tunne ja kõik nautisid. Et kui sa oleks öelnud 5 aastat tagasi, et me korraldame metsas öölaata, kuhu tuleb 800 inimest või me anname välja trükise, sellise uhkelt kujundatud ja väga mahuka trükise või me koduleht töötab ja stabiilselt külastatakse, siis pooled inimesed oleks lihtsalt viisakalt naernud selle peale, et ilus unistus. Piirkond kutsub ja Rasmus veab vankrit, et järjest rohkemat oma tee Karula Taheva harglakanti satuks ja veel tähtsam, sinna pidama jääks.